ikka kohal teed väikse reportaaži ja videokokkuvõtte ja väga tubli. Üritan.
palju õnne. Stand to the podium, please, yes. Ja teine parim nurgalüüja ja second best outside hitter. Näide number 5, Kerti Küll. Best libero number 2, Marja Rosendahl. Parimad tempomängijad, best middle blocker, number 15, number 15, Natalja Pakuna, Abitus. Ja teine parimad temporindaja, second best middle blocker, number 9, number 9, Karoliina Kulvaite, Kaamats. Parim sidemängija. Best center, number 6, number 6, Liis Noormets. Parim diagonaalründaja, best oversight, number 14, number 14, Kristel Moor, Tallinna Tehnikaülikool, Treehouse. Kristel Moor, sinnagi. Head hotell, kui suurte medalite ja valikute juurde kõige väärtuslikud mängija. The most valuable player of the league et MVP. MVP on mängija number 9, Ingrid Kiis, Tartu Toledo. Ja paus liiva sümboolsetele kõige parematele mängijatele, nad on teie ees poodiumil. Veel kord üks suur aplaus neile.
Tartu Ülikool Edeni võrkpallinaiskond Balti liiga finaalis Leedu klubi Raditaus Jõtvingiai vastu otsustavas 5. skeemis viimase punkti. Emajõe klubi jõudis nii suure saavutuseni esmakordselt ja võidupidu võis alata. Tartlannade esikohta ei saa pidada üllatuseks. Võideti ju põhiturniir ja Final Four peeti just nende kodusaalis. Kokkuvõttes võib öelda, et finaalis läksid vastamisi hooaja 2 tugevaimat naiskonda, sai ju Tartu Ülikool Eden põhiturniiril ainsa kaotuse just Raditaus Jõtvingiai käest. Väga ühtne ja selline mõnus kollektiiv ja inimesed, kes armastavad võrkpalli, et ma nende eest võtan müts maha, et kui mul selline üks välismaa kolleeg kuulas ära, et küsis, kui palju me trenni teeme ja kui ta kuulas, et naised käivad kella 8-9 hommikul trenni veel mitu päeva nädalas ja nad selle eest palka ei saa, siis tal oli selline imestunud hääl ja küsis, miks nad üldse käivad. Finaalis tõusis Tartu Ülikool Edeni resultatiivseimaks 22 punkti kogunud Ingrid Kiis, kes valiti ka finaalturniiri parimaks mängijaks. Tartlannadel toimis väga hästi serv, nad olid koguni 17 ässa, vastaste 8 vastu. Finaalmängud on alati siuksed närvilised ja siuksed kõikumisi on hästi palju, aga võistkond oli tubli. Saime rasketel hetkedel nagu üle, et selline võit alati emotsionaalselt nii võimas, et tuleb rahul olla loomulikult. Uurisime Andrei Ojametsalt, kas edukas hooaeg on toonud vähe mõtteid astuda arengus samm edasi ja liituda eurosarjaga. Ei ole väga reaalne, et seisame 2 jalaga maas. Eurokarikas osalemine eeldab vähemalt poolprofessionaalset võistkonda. Esiteks eurokarikas osalemine tõstab ükskõik mis klubi eelarve lakke põhjendus. Tänapäeval naiste klubide eelarve on väga madalad ja kui mul on selline mõningad arstiteaduskonda tudengid ja neid on lausa mitu ja see on väga keeruline nädala sees reisimine ja nii edasi. Me oleme ikkagi ülikooli klubi, ülikooli naiskond ja inimesed teevad omast vabast ajast ja tahtest. Balti liiga pronksimängus kaotas TTÜ Treithaus Leedu klubile TK Kaunas Asu 0-3. Naiste võrkpallihooaeg jätkub Eesti meistrivõistlusel